Tere hommikust, head kuulajad ja head vaatajad, et oleme täna jälle eetris ja mul on hea meel tervitada meil saates erakonna esimeest Mihhail Kõlvartit ja meie aseesimeest Riigikogu fraktsiooni juhti Lauri Laatsi ja mina saatejuhina Anneli Ott täna hommikul. Aga kohalikud valimised on küll läbi saanud, aga teemad on veel väga kuumad ja ei saa meiegi sellest mööda, et me räägime kõigepealt ikkagi kohalikest valimist, nendest tulemustest ja perspektiividest, et kuhu siis Eesti riik ja omavalitsused on praegu suundumas, et millised need valikud on. Ja ma võib-olla kõigepealt annakski Mihhail sulle sõna, et suured muutused olid plaanis ja inimesed ka seda tahtsid, oli vaja Tallinna ummikust välja saada. Kuidas meil nüüd praegu perspektiiv on, et kuhu me oleme jõudnud tänaseks? Ma võib-olla alustaks sellest, et kui valimised on demokraatia pidu, siis seekord külalisi oli palju. Aktiivsus oli suur võrreldes eelmise korraga ja see on selge signaal. Inimesed soovivadki muutusi, aga mis võib-olla on kõige olulisem, et inimesed usuvad, et see on ikkagi võimalik. See on võimalik, et tulevad uued inimesed ja muutused tulevad. Ja kui muutusi ei tule, siis inimesed võivad kaotada usku, et nende häälest midagi sõltub. Ja see on juba suur probleem üldse demokraatiale, kui inimestel kaob usk. Miks ma sellest nii pikalt räägin? Sest mulle tundub, et mõnes omavalitsuses, sealhulgas ka Tallinna linnas, on täitsa võimalik, et muutused ei tule. Sest tegelikult, kui rääkida konkreetselt, muutused tulevad siis, kui me suudame loobuda Reformierakonna poliitikast. Kui tuleb alternatiiv nii riigis kui ka omavalitsustes. Praegu ei ole näha, et selline valik suuremates omavalitsustes tuleb. Ehk siis täitsa on võimalik, et Reformierakond säilitab enda positsioone nii Tartus kui ka Tallinnas. Aga kui nüüd, Lauri, sina olid hästi palju kampaania ajal ka väljas telgis, et mis tegelikult see inimeste kõige suurem selline soov ikkagi valimiste ajal oli, et mina saan ka Tartu kogemusest öelda, et tõesti selline usk oli, et muutust on vaja, et Reformierakonda enam, Tartus kindlasti oli see põhisõnum, et soovitakse seda vahetust, aga see telgis suhtlemine näitas ju väga selgelt välja, et inimestel on raske ja praegune suund ei ole see, mida valimistel toetama minnakse, kuigi praegu siis meile tahetakse näidata, et see nagu nii oleks olnud. Ja, sul on õigus, et sama tunnetus, mis oli ka Tartus, oli ka Tallinnas, et inimesed selgelt käisid meie juures telgis, ütlesid, et saatke nüüd Reformierakond ikkagi varumesti pingile, et see, mis nad on korda saatnud, et see on ikka kohutav ja loomulikult toimetulek oli see põhiline teema üleüldiselt. Ja eks praegu see olukord on täpselt niimoodi, et poliittehnoloogilised mängud käivad ja loomulikult Keskerakond nii palju kui võimalik soovib ju neid muutusi ka ellu viia. Ma arvan, et meil on väga hea slogan oli, et toome Eesti ummikust välja ja loomulikult me näeme seda, et varem hiljem me peame tegema selle käigu ära, et Reformierakond ära saata riigist varumesti pingile. Selleks on loomulikult, meil on vaja abi teistelt erakondadelt. Nüüd praegu, kui hakkame analüüsima kohalike omavalitsuste siis tulemusi ja mis on siis selle võimalikud koalitsioonid erinevates linnas, siis tegelikult neid muutusi on võimalik rakendada ja ellu viia. Sellepärast, et puhtalt matemaatiliselt annab välja see nii Tallinnas, nii Tartus, nii Pärnus ja ka teistest väiksemates ja suuremates kohalikes omavalitsustes. Minu arust Pärn on väga hea näide, kus tegelikult sooviti minna edasi seda vana rada, kus siis üks partner, kes võitis valimised Isamaa, tegi koheselt ettepaneku Reformierakonnale luua uus koalitsioon. Siis loomulikult Keskerakond sekkus ja õnneks on olemas meil ka seal partnerid, kes on sama meelt, et Pärnu vajab muutusi ja loodetavasti need muutused ka viiakse ellu. Minu arust ka Saaremaa on väga näide, kus tegelikult neid muutusi me viime ellu koos Isamaaga jällegi.
et kus oli selge kohalik Isamaa rakuke, kellel oli samasugune nägemus, mis ka Keskerakonnal, et Reformierakond ja sotsid tuleb varumeeste pingile saata, kuna nad olid päris pikalt juba võimul. Nii et muutused on võimalik, lihtsalt on vaja kokku leppida ja loomulikult väga palju on siin ka Isamaa juhtkonna taga. No mina ütleks ka niimoodi, et kindlasti kõigile valijatele ka, et allaandmine ei ole nagu kindlasti mingi valik, aga kui ma vaatan nagu seda Tartu praegust olukorda, siis tegelikult see retoorika, et meil on 2 erakonda, kes said võrdselt hääli, eks ju, Reformierakond ja Isamaa, et Isamaa siis enda nii-öelda TikTokeri lasi siis välja visata selle retoorikaga, et see ei sobi Reformierakonnale ja nüüd on hääled võrdsed, aga tegelikult need hääled ei ole võrdsed sellepärast, et Isamaa ikkagi pakkus valimistel alternatiivi Reformierakonnale. Samamoodi tegime seda meie, nii et neid hääli või neid valijaid, kes soovisid alternatiivi, oli kindlasti rohkem. Ja see praegune nagu selgitus olukorrale, et mõlemad said võrdselt, tegelikult need häälte nagu valija valik oli tegelikult täiesti erinev. Nii et siinkohal, mina ütlen küll, et see, kuhu me nagu praegu teel oleme, on see, et aasta 4 kuud on Riigikogu valimisteni aega ja ma loodan, et valijal see selline praegune olukord püsib meeles, et kuidas tegelikult siis hiljem selgitatakse neid kaalukeeli, kui neid väga erinevaid valijate põhimõtteid hakatakse siis ühiseks koalitsiooniks moodustama. Aga tead, mul kohe selle Tartu osas ma jätkaks, et minu arust Tartu osas on päris huvitav selline tähelepanek minu poolt. Kui me tavaliselt oleme kuulnud ikkagi poliitjõudude poolt, et me alguses paneme ükskõik mis tasandil see on, et riigi tasand või kohalik tasand, et paneme paika programmi ja siis hakkame jagama kohti. Siis mikski pärast Tartus põhimõtteliselt 2 päeva möödudes siis valimistes pandi kohe kohad paika. Ja siis me hakkame pärast panema ehitama selle ideoloogia sinna kohtade jaotamisest lähtuvalt siis, et mis Tartul on tegelikult inimestel vaja või mitte. Ma arvan, Mihhail ütleb, et see on võib-olla poliitinaloogiliselt normaalne, aga mina ütlen kindlasti, et vähemalt siis oleks võinud ikkagi ideoloogia algus paika panna ja siis vaadata, kas üleüldiselt nagu programmid sobivad ja siis hakata nagu kohti jagama. Aga miski pärast see kohtade jagamine oli siis Reformierakonnale kõige olulisem. No ma lihtsalt repliigina ütlen, et tegelikult Isamaa ikkagi tegelikult pakkus muutust, aga me räägime ikkagi praegu ka eelmistest koalitsioonipartneritest, et võib-olla seal programmiliselt seda sisu nii palju ei olegi rääkida, et minnakse samamoodi edasi ja see muutus jääb nagu selles mõttes Tartu inimeste jaoks hetkeseisuga küll tulemata, aga ma ei oska öelda, et kui tõsine see olukord Tallinna inimeste jaoks on. No kõik see, mis toimub Tartus, on Tallinna inimestele väga oluline. Ja tegelikult on ka, sest see näitab ka üldist tendentsi ja ma arvan, et see on ju ka signaal inimestele, kui räägitakse enne valimisi ja tegelikult kohe ka pärast valimisi, et kõige olulisem on valijate tahe ja ka väärtused ja ideoloogia ja selline suur ja üldine jutt ja siis tuleb välja, et tegelikult peamine asi, mille puhul käib arutelu, ongi kohtade jagamine, kes saab linnapea positsiooni ja kes saab linnavolikogu esimehe positsiooni ja varsti me saame teada, kui palju üks partner sai ka abilinnapeade positsioone. Ja siis sa saad aru, ja valija saab aru, see on kõige olulisem, et tegelikult poliitikud ikkagi jagavad kohti ja see on prioriteet. Ja siis ma tulen tagasi selle jutu juurde, aga mida minu hääl siis saab nagu muuta, kui poliitikutel on sellised prioriteedid. Ja seda ma kardan kõige rohkem, et valijatel kaob usku, et nende häältes midagi sõltub. Ja samamoodi Tallinnas. Peaaegu pool Tallinna valijatest andsid signaali, et nemad ei soovi suurt koalitsiooni. Nemad soovivad, et oleks kord majas
ja noh, pole midagi teha, see tähendaks ka seda, et Keskerakond oleks tagasi võimul. Ja nüüd erakonnad, kes on kaotanud valimised tegelikult, tulevad välja signaaliga, sõnumiga, et valija on näidanud, et nad ei soovi Keskerakonda näha. Ehk siis, ja võib-olla tõepoolest saabki öelda, et kuna meie poolt hääletas ainult 40+%, siis umbes pool ei soovi meid toetada. Aga samamoodi 80% ei soovi näha sotse, 90% ei soovi näha Reformierakonda, aga just nemad loovad praegu koalitsiooni. Kus siis nagu loogika on? Et samamoodi meedias enne valimisi hirmutati sellega, et Keskerakond võib saada absoluutse võimu, et see on suur probleem demokraatiale, ja siis, kui me seda ei saavutanud, seesama meediaväljaanne ütleb siis, et kuna absoluutvõim ei ole saavutatud, siis valija näitas, et Keskerakonda nad ei soovi. Ehk siis, mis siis loogika on, et kus see õige tulemus on, et võitja saaks luua koalitsiooni. Ehk siis tegelikult me peame nagu tunnistama, et ei ole mingit ideoloogiat, ei ole väärtusi. On ainult poliittehnoloogiat ja soov pääseda võimule. Ja selle nimel Tallinnas näiteks on jälle tulemas suur koalitsioon Keskerakonna vastu. No mina arvan, et siin tegelikult oma pead vaevata loogika otsimisega ei ole nagu mõtet, et on tähtsamaid asju, mida teha, et seal mingit loogikat ei ole, aga üks loogika on küll, et kui lugupeetud praegune linnapea saab sellise hulga hääli, nagu ta sai, eks ju, siis ma arvan, et see ongi nii piinlik, et tulebki väga kiiresti hakata enda konkurenti, väga tõsist konkurenti ja rahva tõsist toetust omavat erakonda maha tegema, sest et lihtsalt kuidagi teisiti ei ole võimalik selle häbitundega hakkama saada, et see on võib-olla selline inimlik aspekt ka, millest tuleb nagu aru saada. Aga vaata, lähtuvalt sellest nii-öelda Mihhaili arutluskäigust, et kui näiteks võtame 27. aastal Isamaa on praegu küll populaarne erakond, 27%, võib-olla isegi kasvatab, võib-olla nii-öelda populaarsus langeb, aga piltlikult öeldes võib-olla saab seal 30% häältest ja siis tuleb järgmine päev sõnum, tegelikult Isamaa kaotas valimised, ta ei saanud enamuse kätte ja tegelikult rahvas hääletas ta maha ja nüüd tuleb nii-öelda sõlmida suur koalitsioon Isamaa vastu, kuna Isamaa ei saanud absoluutse nii-öelda enamuse. Et see on tegelikult seesama retoorika, mis praegu käib meil siinsamas silmade eest Tallinna puhul. Aga teate, kui nüüd tulla tagasi, et mis oli veel inimeste signaal, et kui sa olid telgis ja tegid kampaaniat, siis valdavalt küsiti, kui Keskerakond võidab, kellega te teete koalitsiooni? Koheselt välistati sotsid ja reform. See oli kindel, et mitte mingil juhul, et kui teie praegu ütlete, et lähete tegema sotside reformi, kes me teid ei vali, ja siis kes jääb veel? Jääb siis Isamaa ja EKRE. Siis tegelikult meie valija andis meile selge signaali, et teil on olemas volitused sõlmida koalitsioonileping kas Isamaa või EKRE-ga, ja selle osas oli täielik roheline tuli. Ehk siis tegelikult ka meie valija, Keskerakonna valija nägi selgelt alternatiivi ja andis meile siis tegelikult signaali, et kui teie võidate, siis meie oleme nõus, et lähete kas Isamaa või EKRE koalitsiooni. Praegu on meil jäänud ainult Isamaa Tallinna mõttes, kuna EKRE ju ei saanud läbi, siis tegelikult on ka meie ja ma arvan ka Isamaa selline valija ootus, et siin Tallinnas sünniks selline kaksikliik, mis oleks tugev ja selgelt viiks nagu Tallinna arengus edasi. See on tegelikult üldine tendents, et ma arvan, et valimised nagu näitasid, et Eesti inimene soovib, et tuleksid konservatiivsed erakonnad võimule koos Keskerakonnaga. Jah, me oleme ideoloogilises plaanis keskel, aga meie valija näeb, et kuna viimasel ajal meie positsioonid, meie seisukohad on samamoodi rohkem konservatiivsemad,
siis tänu sellele nad on ka selgemad ja tänu sellele kasvab ka Keskerakonna toetus. Ja huvitav on ka see, et mitte ainult Keskerakonna valija ja mitte ainult Tallinnas, vaid ka tegelikult Isamaa valija ja EKRE valija soovib meid koalitsioonis selle erakonnaga, keda nemad valivad, ehk siis Isamaa ja EKRE-ga. Ehk siis me oleme ka nende erakondade puhul nii-öelda teine valik. Ja see, mida räägib Lauri, ei ole ainult arvamus, seda näitavad kõik uuringud. Viimasel ajal kõik uuringud näitavad, et Isamaa valija ja EKRE valija, teine valik või siis koalitsiooni eelistus on Keskerakond. Ja just sellepärast, kui me võitsime valimised Tallinnas, siis meie tegime esimese ettepaneku just Isamaale. Kuna me saame aru, me seda tajume, et see on meie valija soov ja me tegelikult saame aru, et see on ka Isamaa valija soov. Ja see on ka veel ükskord üldine üleriigiline tendents ja see on ka arusaadav, sest me nägime, kuhu viib liberaalne valitsus. Me nägime seda riigis viimased 2 aastat, tegelikult 3 aastat ja me nägime seda viimased 1,5 aastat Tallinnas ja kui me räägime ideoloogiast, jah, et see on liberaalne linnavalitsus, vaatamata sellele, et ka Isamaa selles osales ja see on loomulikult liberaalne valitsus ka riigis. Tulemused on näha, sellest võib pikalt rääkida, aga inimesed on seda tajunud ja sellepärast esiteks oli suurem valimisaktiivsus, nad tulid välja, et see lõpeks ja sellepärast suurema toetuse said just konservatiivsemad erakonnad. Et see on suhteliselt lihtne poliitiline loogika. Aga kahjuks me ei näe, et õiged järeldused on tehtud. Vähemalt mitte igas omavalitsuses. No mina olen ka seda meelt, et inimesed seekord ikkagi tulid välja sellepärast, et ei olda rahul sellega, mis praegu oli enne valimisi. Ja mis oli hästi huvitav, kui me räägime siin, et see personaalia on nagu kõige olulisem, mis praegu nagu välja paistab koalitsioonide tegemisel, siis valija jaoks oli kõige olulisem see, et mida teie ühe või teise küsimuse kohta arvate ja kuidas te edasi lähete. Et valija telgis ei tule küsima, et kes on need inimesed, keda kuskile positsioonile pannakse, vaid valija tuleb küsima, mis on teie seisukohad ja mis on ka teie põhimõtteline ideoloogia, et kuhu suunas peaks Eesti riik liikuma. Ja need olid väga sellised tõsised küsimused ja teate, mis oli huvitav? Väga palju tuli noori. Väga palju tuli seekord noori ja päris selliseid 16-17 aastaseid, kes tulidki oma küsimustega ja mitte nii, et mööda minnes, vaid võtsid selle aja ja tõesti toimusidki sellised, ütleks, et lausa arutelud. Et võtakski siit võib-olla selle poole, et arutaks selle ka läbi, et kuidas te suhtute sellesse, et neid reitinguid avaldatakse veel päev enne, et me saame teha valimisreklaami viimase minutini ja valijatega suhelda, et kas need on pigem sellised valija nii-öelda seisukohti mudivad meetmed või need on tegelikult sisulised, mis ikkagi inimest seal valimiskasti juures nagu toetavad ja aitavad oma valiku tegemisel. Et Mihhail, kuidas sa tõlgid seda olukorda? Ja, esiteks veel üks tendents, mida me näeme, et inimesed soovivad hääletada sedeliga, pabersedeliga. Vaatamata sellele, et käib see pidev kampaania, et e-valimised ja veel mõeldakse välja ka uusi lahendusi nagu m-valimised. Et me näeme, et usaldus tasapisi kaob e-valimiste suhtes. Ja pabersedeliga tulevad valima ka noored. Ja veel üks tendents, et on nagu selline üldine arusaam, et noored inimesed on alati liberaalsemad ja valivad ka liberaale, aga tegelikult see nii ei ole. Et ka siin on toimunud muutus, et ma räägin praegu suurematest tendentsidest. Nüüd, kas isik või erakond
ma arvan, et see muidugi on omavahel väga palju seotud. Et ikkagi ideoloogia kandja sõnumitooja on inimene ja väga palju sõltub sellest, kes on erakonnas need võtmeisikud ja noh, ja me näeme, kuidas Mustamäel tuleb valija ja küsib, kus on meie Lauri, mis on tema number. Ei, no seda kindlasti aga valija ei tule küsima, kes saab volikogu esimeheks ja kes saab aseesimeseks, et seda ikka, et kas lähete linnapeaks või nii. Aga kui rääkida tõsiselt, no muidu ka see on tõsine jutt, et see Lauri tulemus seda ka näitab. Aga kui rääkida nagu laiemas plaanis, siis me näeme, kuidas muutub see üldine poliitiline arusaam inimestel, et tendentsid muutuvad ja siin on väga oluline, et poliitikud, kes tahavad pakkuda ka enda arusaama, kuidas riik edasi areneb 2027, et nad saaksid aru, et on uued tendentsid ühiskonnas ja sealhulgas ka noorte seas. Ja nüüd me nägime, kuidas mitte ainult poliitikud, erakonnad, vaid ka meedia enne valimisi püüab manipuleerida ja kahjuks see töötab. Et Tallinnas hirmutati sellega, et tuleb Keskerakonna nii nimetatud absoluutne võim. Vaatamata sellele, et me kunagi ei ole öelnud, et see oli meie eesmärk. Ja ma olen kindel, et tegelikult meil oligi ka see plaan, et kui oleks isegi meil 40, ehk siis see nii nimetatud absoluutne võim, me kindlasti võtaksime partnerid 100%. Aga kuna tekkis meedias nagu selline arutelu, ja ka hirmutamine ja siis mingi hetk meedia ka näitas, et kuidas seda vältida. Et valige parempoolseid ja siis puhtmatemaatiliselt, mitte sellepärast, et kellelgi on rohkem toetajaid, vaid puhtmatemaatiliselt siis Keskerakond ei saa nii palju hääli, nii palju toetust, et nad näitasid ka seda, et kuidas matemaatiliselt nii-öelda probleemi lahendada. Ehk siis mida ma tahan öelda, et paralleelselt ideoloogiaga, paralleelselt poliitilise võitlusega käib ka poliittehnoloogiline võitlus. Ja need samad reitingud üks päev enne valimisi, viimased sõnumid meedia poolt, see on muidugi mõjutamine. Tead, vaata, lisaks sellele, et Mustamäel otsiti mind taga, et küsiti, mis on minu number, tegelikult pöörati ka tähelepanu ja kiideti Raadio 7 ja kiideti meie saadet ja olid väga tänulikud nii-öelda sõnad, et väga hea saade ja alati kuulen ja et see oli ka päris huvitav, et ma ei ole seda ennem kogenud, aga see on nüüd praegu reklaamipaus. Just. et see oli midagi uut, on ju. Aga kui me vaatame, kui ma vastan sinu küsimusele, et kas me peaksime nagu piirama viimase nädala reklaame ja poliitilist sellist agitatsiooni, siis ma arvan, et mitte. Et vanas Euroopas on ammuaegne traditsioon, kaasa arvatud ka meil siin naaber Soome, kus viimse päevani käib nii-öelda poliitiline agitatsioon ja see on okei ja see on normaalne. Aga küsimus on selles, et see mäng peab olema aus. Ja ma arvan, et mis puudutab reitingute pidevalt sellist kajastamist ja eriti viimasel nädalal, põhimõtteliselt iga päev juba, erinevad siis uuringufirmad kajastavad ja näitavad ja siis seda kõike arutatakse ja siis tuleb see poliittehnoloogilised võtted, on ju, kus ajakirjanikud hakkavad ka oma arvamust väljendama, mis on lubatud, on ju, aga ka selle läbi oma arvamuse tegelikult nad ju suunavad inimesi ja see on see, millest Mihhail ka rääkis, on ju. Selle tuleks nagu ära lõpetada, on ju. Ehk siis nädal aega enne valimisi peaks reitingud olema nähtavad, see on nagu mängumaa, ülejäänud viimane nädal peaks olema puhtalt ainult erakondade nii-öelda mängupärusmaa, kus käib agitatsioon, nii nagu ta see nädal, viimane nädal ka käis ja vastavalt sellele tegelikult inimesed peaksid oma valikud ka tegema. Aga mis kindlasti ma ka ütlen, et ma arvan, et need viimased nädal või 2 väga paljuski ikkagi inimesi ei mõjuta. Ehk siis ma arvan, kuskil 90% inimestest kindlasti juba selleks ajaks tegid oma arvamused ära, aga
mida mõjutatakse kindlasti ja see on seesama 10%, mis muudab tegelikult väga palju. Ja me nägime seda kindlasti nüüd Tallinna valimiste puhul, mis toimus parempoolselt. Ma arvan, et see oligi see viimase nädala siis selline nii-öelda meedia siis kajastus täpselt sellisel viisil, et et kui te nüüd ei taha seda ainuvõimu, Keskerakonna ainuvõimu, siis minge kindlasti ja andke oma hääl parempoolstele. Ja see käiski nagu läbi reitingute nii-öelda kajastamise, see mõjutamine. No tegelikult täna on ju seis selline, kus 41% Eesti valijatest ei toeta või ei usu e-valimistesse ja ma arvan, et see on nagu üks väga-väga tõsine nagu argument tegelikult, et ma arvan, et isegi 10% oleks palju, isegi 5% oleks palju. Et mõelda selle peale tõsiselt, et tegelikult me peaksime ikkagi seda valimissüsteemi niimoodi muutma, et need e-valimised ei oleks nagu võimalus. Aga mina olen ka seda meelt, et nädal aega enne, siis kui valimised juba käivad, erinevate reitingute kajastamine ei ole tegelikult kohane, aga mida peaks tõesti saama teha ja mida mina ka olen nagu nüüd kogenud, on see, et viimase hetkeni ikkagi inimesed tulevad telki ja näiteks pühapäevasel päeval oli nii, et lõuna ajal veel inimesed küsisid ajalehte, küsisid programmi ja ütlesid, et ma lähen õhtul kell 7, ma lähen enne valimisjaoskonna sulgemist, ma lähen kindlasti paberi peal hääletama ja soovisid päris sisuliselt tegelikult tutvuda ja oli neid, kes ütlesid, et ma ei kuula üldse mitte midagi, ma loen ainult programmi ja ise otsustan, aga loomulikult oli siis ka neid, kes küsisid, et te olete seal praegu ja teist nagu võib-olla ei sõltu midagi või et kas te ikka päriselt saate ja kas teid ikka tasub valida. Nii et need sellised reitingute mõjutamise viisid on kindlasti kurjast, et inimene ei saa rahulikult enda valikut teha. Aga räägiks veel natukene ka sellest, et tõesti tegelikult on Riigikogu valimised tulemus. Sina, Mihhail, oled täna väga populaarne juba peaministrikandidaadina, et kuidas te nagu näete, et kuidas need valimised tegelikult suunavad praegust Eesti poliitikat nüüd kuni Riigikogu valimisteni, et mis tendentse me siin võime analüüsida? Ja muidugi palju õnne, et väga, väga tubli tulemus juba. Ma arvan, et nüüd hakkab väga palju sõltuma sellest, mida siis opositsioonierakonnad saavad pakkuda omavalitsustes. Et kui me näeme, et erakonnad, kes on väga populaarsed või lihtsalt populaarsed Riigikogu valimiste kontekstis ja nemad saavad võimu ka nüüd omavalitsustes, et nendel jääb terve aasta, natuke rohkem, aasta ja 4 kuud selleks, et tõestada, kas nad suudavad pakkuda alternatiivi või mitte. Ja ma arvan, et lähtuvalt sellest inimesed hakkavad tegema ka valiku, sest tuleb tunnistada, et opositsioonierakonnad kohalikel valimistel väga palju kasutasid riigi teemasid. Sealhulgas ka Keskerakond. Me rääkisime sellest, et ummikust välja, riik ummikust välja, mitte ainult omavalitsused, riik ummikust välja ja me rääkisime ka sellest, et omavalitsuste elu täna väga palju sõltub, suuremas osas sõltub sellest, mida riik otsustab, kuna see autonoomia on väga piiratud eelkõige ressursiga. Et põhiseadus annab autonoomiat omavalitsustele, aga kuna riik ei anna selleks raha, siis tegelikult autonoomiat ei ole. Ja see oli meie nagu peamine sõnum. Aga kui nüüd opositsioonierakonnad saavad võimu omavalitsustes ja ei suuda näidata, et nad teevad teismoodi, või siis teevad seda koos Reformierakonnaga mõnes omavalitsustes, siis on see oht olemas, et see usk hakkab kaduma. Ja ma arvan, selle peale täna peaksid poliitikud mõtlema, mis on see signaal, mida nad annavad enne Riigikogu valimisi. Nii retooriline signaal kui ka sisuline signaal, et mida hakatakse päriselt omavalitsustes tegema. Eriti need, kes lubasid muutusi. Kas, Lauri, sina Riigikogus, et kas koalitsioon püsib valimisteni? See on väga huvitav, et kõik oleneb nüüd, esiteks. Ma arvan, Reformierakonna juht Michal on tule all
ja eks neid arvete klaarimisi veel tuleb. Ja küsimus ongi selles, et kui hästi suudetakse mehitada ja ikkagi oma inimestega kohalikke omavalitsusi. Me näeme, et Tartus nendel on õnnestunud ja võib-olla õnnestub veel kuskil mujal ka suuremates linnades, kaasa arvatud Tallinn, siis kindlasti Michal ja peaminister võib jääda kuni siis 27. aasta valimisteni. Juhul kui opositsioonierakonnad ühiselt oleks saanud koostööd teha ja neid muutusi ka rakendada kohalikul tasandil, siis ma arvan, see valitsus oleks kiiresti, see tendents oleks kiirem selle lagunemise suunas, sellepärast siis oleks ka tule alla sattunud kindlasti peaminister ehk siis Reformierakonna juht. Mis ma tahan nagu selgelt öelda, et praegu tegelikult oli momentum, kus kui kohaliku omavalitsuse valitsust oleks Reformierakond igalt poolt välja jäänud, siis see valitsus oleks kukkunud tunduvalt kiiremini ja siis me oleks saanud tegelikult esile kutsuda erakorralised valimised. Ja ma arvan, et praegu ongi nii, nagu Mihhail ütles, et hästi palju opositsiooni, riigi tasandil opositsioonis olevate erakondade nii-öelda taga, et kas tegelikult ka tahetakse neid muutusi ellu viia või mitte, või siis need kohalikud tasandi sellised tööpostid on olulisemad kui üleüldiselt riigi heaolu ja riigi tasand. Nii, aga loodame, et kõik läheb ikkagi paremas suunas. Igal juhul head kuulajad, suur tänu teile ja kena keskpäeva. Kohtume taas.